Pall on katki või miks ta oli? Ja nad on kõik katki. Tund 20 Ene-Li rääkis. Poole tee peal ma tundsin, et ma tahan maha minna. Ei ole nii. Tegid tiitlivõistluse hommikuse osa ära ja siis said poodi minna rahulikult, sest et õhtul ei olnud midagi nagu oodata. Poistega on vähe teistmoodi, et niuke kurat ja niuke nagu vihaga selle, oi, see oli päris raske. Bo Bowman karjub talle mingi, mida sa tegid, mida? No ujumisega pisaraid silma tuleb viimasel ajal ikkagi väga tihti, et ka Londonis praegu oli. See on nii nagu ebasportlik ja see on nii madal. Tere kõik vaatajad ja kuulajad, mina olen ujuja Ene-Li Jefimova ja tere tulemast minu podcasti. Asume siin praegu Olipet Golf Arenal ja minu tänane külaline on ujumismaailmast ja see on meie Eesti koondise peatreener ja treener, kes on viinud Ralf Ribonsoovi Euroopa meistritiitlini, Toni Meiel. Ja, tervist. Tere, Toni. Kuidas sul tänane päev on üldse alanud ja kas sa olid elevil ja tuled minu podcasti? Ja, ma olen elevil sellest hetkest alates, kui sa mind kutsusid, et see on minu esimene podcast. Aga mul oli täna natuke teistsugune hommik, et meil ei olnud hommikul trenni ja ma sain olla oma poistega koos. Tegime pika hommikusöögi ja meie vestlus lõppes aruteluga immigratsioonist. See oli päris põnev. Väga tõsine vestlus lastega. Ja, et nad on sellises vanuses, kus enam lihtsalt teemas ei ole. Jah, aga ma tavaliselt alusin niisugune soe küsimusega, et kuidas nagu me 11 tundma hakkasime. Et mul nagu minu esimene mälestus sinust ja sinu esimene mälestus minust. Et mis sinu esimene mälestus tuleb, kui sa minu peale mõtled? Ma arvan, et see oli esimene arusaamine üldse sinust oli läbi mingite tulemuste. Et ma neid tulemusi nägin enne, kui ma tegelikult sind olin üldse esimest korda näinud. Ja ma arvan, ma nägin siis sind esimest korda, kui sa tulid juba Tallinnasse ja hakkasid Henriga koostööd tegema. Et siis kuskilt võistlustel ja siis me hakkasime rohkem kokku puutuma, kui sa esimest korda juunioride Euroopa meistrivõistlustel tulid ja seal medalit lujusid. Ma ütleks, et me nägime esimest korda, kui ma käisin koondiste laagrites enne. Ja, võib-olla küll, aga see kuidagi minu jaoks on nagu juba nagu, ma võtan nagu üks aasta või üks hooaeg ühe komplektina, aga mul nagu eredamad mälestused on just nendest esimestest tiitlivõistlustest, kus medalid tulid. Okei, mul on esimene mälestus enam-vähem, kui ma koondise laagrisse läksin ja ma läksin vanemaga, siis ma olin mingi 10-aastane või 9-aastane. No midagi sellist. Ma olin päris visik ikka ja mind ei oleks tahtnud nagu üksi lasta kuhugi. Ja sa nagu aitasid, ma tegin seda sõudmistesti ka veel tegime ja sa tegid need jõusaliteste korraliselt sina veel ja siis sa olid nagu, et sõua kiiremini ja nii ja see on mul siuke esimene. Aga kas sul on mingi arvamus muutunud ka minu kohta, nagu kui sa nagu esimest korda nagu see mingi kokkupuude oli praegu, kas ma olen võib-olla täiskasvanulikum sinu eest? Jaa, kindlasti, et nagu siis ütlesid, sa olid alguses ikkagi täitsa laps. Aga nende lastega ongi alati see mure, et kui nad nagu vahetavad keskkonda, siis on väga raske ennustada, mismoodi nad nagu hakkama saavad. Et sinu selle karjääri puhul või üldse nende aastate puhul on pigem nagu hea meel või on nagu üks mure vähem sinuga seotud, et sa oled väga selline kohustundlik ja räägime siin asjadest nii nagu on, sa ei käi pidudel ja vist ei ole kunagi käinud, et selles mõttes, et on minul olnud lihtsam, ka sinu eelmisel treeneril Henril oli nagu üks mure vähem on ju, et me teadsime, et pärast trenni sa lähed koju sööd ja õpid ja lähed puhkama, et selliseid noori ei saa öelda, et väga vähe ei olegi üldse. Et sinuga on nagu selle täiskasvanuks jõudmine on olnud nagu valutu või see on olnud nagu väga selline lõbus ja rahulik protsess. Okei. Kui ma mõtlen esimest korda, mis ma arvasin sinu, sest nagu Tonil on nagu väga palju tatokaid, terve keha, ülekeha, nagu ma saan aru täis. Ja siis ma nagu, siis see jätab siukest muljet, et on nagu siuke hästi kuri, hästi tõsine mees ja nii, aga tegelikult olid nagu väga armas alati ja väga tore selline, et jah, et võib-olla, kui ma teistega, kui ma praeguse treeneriga ka, siis Steffiga on rääkinud, siis ta, kui nägi, siis tal on nagu täiesti teine nagu esmamulje sinust. Aga sa oled teadlik sellest, et need tatokad on sellist nagu, ma ei tea. Ja, et see ei olnud üldse nagu eesmärk inimesi hirmutada, aga paraku ta nii on läinud, et see mõned aastad tagasi ma aeg-ajalt proovin elus uusi asju, ma võtsin hästi väikest lastegruppi
vist 4-5-aastased ujujad tulid oma vanematega esimesse tundi. Ja siis ma ütlesin, et ma olen hästi malbe välja, tegelikult ma olen hästi kuri, või tähendab, see on teistpidi ikkagi, ja siis see oli nüüd icebreaker ja me saimegi kõik väga hästi läbi, et kunagi tegelikult ei tasu minu arvates inimeste hinnata nagu välimuste järgi, pigem nagu tegude ja käitumise järgi. Aga nii on jah kujunenud, et minu puhul see esimene mulje on see, et on maailma kõige õudsam inimene. Aga pika peale siis see mulje kipub muutuma. Jah, lähme siis meie esimese teemablokini, et nagu sa ütlesid juba, see on su esimene podcast, mul on väga suur au, et sa tulid minu juurde ja nagu ujumissõpradele üldse nagu ujumisfännidele sa oled nagu tuntud juba, aga räägime siis nagu sinu taustast, kuidas sa selle treeneritööni üldse jõudsid? Mis su nagu, jah, et millal said aru, et sa tahad treener olla? No tegelikult võib-olla peab näiteks varasemast alustama, et ma nooruses ka tegelesin ujumisega ise. Päris palju aastaid ja nooremana ja mis ma täna nagu ka oma õpilastööle ütlen, et unistage võimalikult kõrgelt ja kaugelt. Ja need unistused ei pruugi võib-olla täituda, aga see teekond sinna on, see ongi sport, et ka mina unistasin kunagi medalitest ja ma ei tea, tiitlitest, eks ole. Mida vanemaks saades seda selgemaks see pilt läks, et tegelikult nagu nii helge see tulevik ei ole, aga mulle meeldis tegelikult õudselt nagu see töö või see igapäevane trennis käimine ja Eesti mõistes seal mingisugused tiitlid tulid ja olen isegi koondise liikmena esindanud Eestit Euroopa ja maailmameistrivõistlustel. Aga nendel võistlustel ka selgus, et tegelikult minu koht ei ole nagu tiputulgas. Ja siis ujumiskarjäär lõppes ära. Ülikoolis õppisin juba kehalise kasvatusõpetajaks ja treeneriks. Aga minu töökohad on kõik olnud spordiga seotud, et kas ma olen müünud mingit spordibrändi varustust. Ma töötasin Judo Liidus 10 aastat, täitsa minu jaoks võõras ala, aga väga toredad inimesed, väga tore spordiala. Ja siis pärast seda leidsin tagasi tee ujumise juurde ja alustasin täitsa noorte treenimisest, siis juba edasi juunioride koondise treeneriks ja nüüd siis nagu päris koondise treeneriks ja nüüd on ka õnn juhendada selliseid sportlasi, kes teevad päris häid tulemusi. Jah, et Keilas sa treenid muidu nooremaid, aga sul on ka 2 kuldkala, Ralf Tribuntsov ja Daniel Zaitsev, nagu eelmainitud Euroopa meister ja Daniel Zaitsev, kes väga stabiilselt esineb tiitlivõistlustel, kes ujus ka maikuus Londonis isikliku rekordi meil üle pika aja. Et kuidas sa nagu üldse teekonnad algasid, et jah, nagu Ralf on juba rääkinud, ta oli väga pikalt, 4 aastat ei teinud üldse ujumist, pärast kaotas mingi peti ja pärast tuli tagasi. Aga kuidas ta nagu sinu juurde jõudis, et Toni, hakkame midagi treenima? No see oligi tegelikult nii, et kui ta tegi need nii-öelda pärast comeback'i esimesed stardid Eestis, siis need tulemused olid väga head ja me natuke teadsin, mis trennid oli teinud ja siis ma ütlesin, et kuule, aasta pärast on lühiraja Euroopa meistrivõistlus, et sul on koht koondise olemas, et tee trenni edasi ja lähme vaatame, mis saab. Ja pärast seda väga edukat Euroopa meistrivõistlust Ralf ise pakkus välja, et kuule, et kas oled või oleksid nõus mind nagu treenima, aitama. Ma ei mõelnud üldse pikalt, pool sekundit. et mulle nagu see Ralfi nii-öelda ellusuhtumine üldse see olek, kuidas ta inimesena on väga nagu meeldis ja meeldib siiamaani. Ja siis me hakkasime koos tegema. Mina seda nii-öelda puhas sprindi asja täitsa nullist tegelikult. Proovisin nii palju infot lugeda ja vaadata, kui ma saan ja hakkasime koos minema. Õnneks enamus asjad viisid nagu õiges suunas, et ta hakkaski nagu kiiremaks ja paremaks saama. Et loomulikult on seal tee jooksul nagu oma vigadest õppimist olnud. Mingi hetk liitus siis Daniel meiega. Daniel oli sellises kohas, kus ta tegelikult oli valmis juba oma karjääri lõpetama, aga ta ei olnud sellist treeningut teinud, kus ta ainult 50 meetri jaoks nagu valmistuks. Et mulle tundus, et see võib-olla töötaks talle hästi ja täna siis jah, eelmine nädalavahetus ta ujus tegelikult üle 7 aasta oma põhidistantsil 50 lilvikas tegelikult uuendas oma nii-öelda tippmarki ja parandas, et võib öelda, et he's back in business. Ja Ralfi puhul me oleme öeldud, et see meie eesmärk on Los Angeles. Daniel nii pikalt ei ole neid samme või plaane ette võtnud, aga mul on hea meel, et ta kogu aeg nii-öelda neid pikendab, et ja teeme veel ja teeme veel, et
et ma näen, et nad mõlemad kõikide asjade õnnestumise puhul ja kui tervis kannatab, siis nad võiksid ujuda mõlemad LA-s. Ja sa juba mainisid, et teed nagu su esimest korda üldse teha puhas sprinti, mis on nagu hästi uus asi üldse meil ujumises ka, et super sprindi asi, et sa treenidki ainult 50 ja juhigi trennis üle palju. No meil on ikka sellised vahest pikad 600-700 meetrised trennid. No ja 600, et on tavaliselt minu soojendus vähem ka. Jah, et mulle see näiteks nii väga ei sobi, et ma ikka pean 200 treenima, et 100 hästi ujuda, aga see vist äkki mul tuleb vanusega ka, kus ma hakkan 600 meetrit trennis tegema pärast kiiresti ujuma ka. Et nagu näha, siis poistele väga sobib see mõlemale ja sa ütlesid ka, et Daniel enne siis ei teinud seda trenni, et kas sa arvad, et see on nagu talle ka väga palju aidanud, see supersprindi kavad siis? No jah, vaata see olümpiamängude kavasse nende 50 meetri muude ujumisviiside lisamine, vanasti oli ainult 50 vabalt, eks ole, nüüd on Liblikas, Rinnuli, Selili ka. Et see kindlasti väga paljudele puhastele sprinteritele nagu tekitas lisamotivatsiooni ja sealt ka Danielile. Ja tundub, et talle sobib, aga noh, nende nagu väga suur eelis on see, et neil mõlemal on tegelikult suht pikk ja väga töökas karjäär nagu ette tehtud, eks ole, et Ralf ujus Gunnar Tõnningu juures, Siiri Põlluveer on teinud väga suure panuse sinna, noh siis ta läks Ameerikasse ja nüüd ta on alles minuga, eks ole. Daniel on kogu elund ujunud Garandi klubis, Dmitri Kapelin, Vladimir Lapsin, Valeri Kabissonia. Et need inimesed kindlasti on kogu sellesse panusesse või sellesse tulemusse, mis täna tulnud on, oma panuse nagu pannud. Aga jah, et seda, kuidas öelda, siis selle teemandile võib-olla viimase lihvi andmine, siis on see, mis nad nagu praegu proovivad teha. Et see on midagi väga, väga teistsugust üldse kogu nagu senises nii-öelda ujumise arusaamas, aga neid inimesi, kes maailmas seda teevad alates kas või 50 meetri vabalt ujumise maailmarekordi omanikuga, et neid olümpiavõitjaga, et neid inimesi on ja õnneks on täna niuke spordis, aga noh, ujumises on see väga levinud, et kõik nagu avalikustavad või räägivad sellest, mis nad teevad. Keegi mingit infot võib-olla hoitakse salajas, aga väga palju ikkagi näidatakse, mida tehakse ja sealt on nagu hea ja lihtne mingisugust eeskuju võtta ja proovida ise ka. Sa juba mainis ka et täna oli sul hommikusöög enda lastega siis, ja kõik ütlevad tegelikult meil koondis, et sul on 4 poega, siis 2 sinu, Julius ja Jakob ja siis Daniel ja Ralf. Et kas tõesti siis su treenitavad on juba nagu pereliikmed sulle? Ma ise tahan küll nii mõelda ja ma ise olen sellesse niimoodi suhtunud ja ma arvan, et treeneri kannatlikkus on nagu võib-olla kõige suurem ja olulisem nagu oskus või omadus, aga kindlasti nagu hoolivus või armastus nende, üldse selle spordi ja nende inimeste vastu, et ma arvan, et niisuguse headuse ja hoolivusega jõuab kaugemale kui agressiooniga, et ma tean, et on väga paljud sellised treeningsüsteemid, kus köetakse ennast nagu vastaste vastu üles, et mina näen seda natuke teistmoodi, et me kõik seal olümpiafinaalis tegelikult tahame ise hästi ujuda, aga tänu sellele tahavad ka teised veel paremini ujuda, eks ole. Et see sport minu arust on nagu koostöö ja selline või headusele põhinev, aga jah, et pered on ja meil tekivad juba mingisugused oma sellised traditsioonid. Näiteks meil on, kui me käime võistlema, siis me viimase päeva õhtul proovime minna kõik koos keeglit mängima. Midagi täiesti teistmoodi, natuke teises keskkonnas ja seekord õnneks me saime pool kogu meie koondisest kaasa võtta, et kes võitis, mäletad sa? Meie tiim võitis muidugi 30 000 punkti. Aga see, jah, et see tegelikult sport on eluviis ja ta võib alati ulatuda rohkem kaugemale siis meie puhul basseinist või jooksurajast või jõusaalist, et inimesed ja eriti selles vanused inimesed, neil on oma mured, oma rõõmud ja treener võib olla üks nendest inimestest, kellega seda kõike jagada või koos lahendada. Ja aga bowlingus siis mul oli pärast seda lihased päris valusad veel. Jah, et Kristi muusis füüsia pidis neid mudima väga kaua, ütles, et väga tore, Toni käib bowlingus, aga väga tore traditsioon ja mulle väga meeldis ja see nagu teeb nagu kodusemaks seda tunnet terve koondis ja kui see nagu koondised ongi koos ja nagu ma ei tea, saavadki võib-olla mitte ainult basseinis ja nagu ujumisest rääkida või kuidagi nagu tavaelu, siis see on nagu ka väga, mul oli see väga hea kogemus. Väga tore kuulda. Jah,
aga sa oled ujumiskoondise peatreener juba mitu aastat olnud, et kuidas sa nagu kirjeldaks seda kogemust üldse nagu kokkuvõtvalt, et kuidas sa võtaks seda kokku, et oli tore, oli halb, no ma loodan mitte halb. Ei, kindlasti mitte halb ja sinu hea sõbranna Polina Timofeeva, kes meil täna selle asja nii-öelda kõik kokku pani, eks ole, et ma just Londonis, seal olid niisugused head tulemused ja väga sellised emotsionaalsed hetked, siis ma pidin talle ütlema, et ma nagu armastan tegelikult oma tööd väga, et see on väga, minule väga palju andnud, et ma olen jah, koondise peatreener olnud 6 aastat. Vabandust, 4 aastat, et LA-ga saab 6 aastat. Ja sealt on nii-öelda läbi käinud päris palju erinevaid kujusi, kes on minule jätnud oma mingi jälje ja võib-olla siis meie koondisena ka neisse oma mingisuguse emotsiooni ja mälestuse ja mingisuguse hea sellise tunde jätnud, aga peatreener, meil ta ei treeni sportlasi nagu spordi mõttes, vaid ta pigem on niisugune võimaluste tekitaja, olukordade loo ja jälgib, et võistluste reisidel kõik asjad nagu sujuks ja kogu see niisugune suurem pilt. Et ja noh, nüüd on nagu sattunud ka nii, et Eesti ujumine elab väga head aega, eks ole, et meil tegelikult ei ole kunagi nii hästi läinud, kui täna on, et see on suur töö nagu sportlaste ja sportlaste enda treenerite poolt tehtud, et koondise treenerina on kogu seda asja nii-öelda sellega kaasas käies ja natuke võib-olla nagu juhtida proovides väga hea aeg olnud. Nii, nüüd meil tuleb võistlus, et meil on 2 meetri kaugusel see golfiauk ja kes mööda paneb, sellele tuleb krõbe küsimus. Toni, kas sa oled üldse golfiga tuttav? Jaa, 40 aastat tagasi tegin green card'i endale ja käin korra nädalas ikka 16 või 30 auku proovime. Nüüd võtta sellest jutust vastand, et ei ole kunagi. Jah, aga ma siis annan sulle esimese selle šoti, et palun. Daniel natuke rohkem asju juhtub elus iga päev kui Ralfil. Nagu näiteks? No ta on töö ja pereinimene, et Ralf elab ainult trennile ja minule. Okei. No see oli ikka väga halb. Nagu see, kes võib rinn olid minuga samad ala ja kui me oleme seal enne vahem, et no kas praegu läheb võitma tema või tema, siis ma ei tea. Vist väga mitte nagu halvaga, aga ma ei tea, ma ikka suhtlen nagu nendega, kellega ma võistlen ka tiitlivõistlustel ja ka Eglega ja ma suhtlen väga hästi, aga niimoodi, et päris mingi bestikad olla, see oleks nagu natuke raske, ma arvan, siis käiks ikka nagu mingi võistlus kogu aeg meie vahel, ma ei tea. See pall on katki või miks ta üldse? Ja nad on kõik katki. Sellele nagu lühikeselt ei saa vastata, et ma lisaks treeneril olen ka tegelikult osapäevast õpetaja, ujumisõpetaja koolis ja ma näen sellist 3.-4. klassi, et ma arvan, tänane kogu see olukord on laste vanemate tekitatud. Me ei saa öelda, et lapsed on teistsugused, lastel on teistsugused võimalused, et seda vastutust peaks ikkagi rohkem vanemad tegelikult võtma. Aga lapsed on kindlasti teistsugused kui siis, kui mina olin laps. Seda küll. Et nendega on keeruline, aga ma ei saa öelda, et on nagu võimatu tegeleda või ühist keelt leida, et kindlasti saab. Sa pead lihtsalt selle asja nii huvitavaks tegema, et need ekraanid ja muud asjad ei suuda vastu võidelda. No see läheb väga viltu ju. See on väga selline huvitav küsimus ka, sest ma tegelikult veel ei tea, ma olen nagu 5-aastase saadik ujumistrennis käinud ja suurim, ma ei tea, paus ujumist mul oli siis, kui ma haige olin ja ei saanud nagu ujuda. Aga ma loodan, et ma olen siuke nagu hästi tore ja naljakas inimene. ja ma ütleks, et ma tahaks loota, et ma vähemalt olen jah, siuke tore ja sõbralik ka, et väljaspool ujumist, et ujumine teeb mind natuke siuke nagu sihikindlam ja nagu võib-olla ka natuke kurjam vahepeal, kui mul välja midagi ei tule, aga elus ma olen kuidagi võtnud seda kõike rahulikumalt, et tead, ujumine on nagu suurim asi, mis mind võib nagu närvi ajada. Kas me võime päriselt ühe teha, kus meil läheb sisse või? Ei õnnestunud. No eestlased, ma arvan üldse, et neile meeldib õppida oma vigadest, mitte teiste omadest. Et kui nüüd võtta viimast aega, siis Ralfi puhul mingi hetk võib-olla tundsin, et me liiga palju
tegeleme ujumise veealuse osaga, veepealsega liiga vähe ja võistluste all ma sain aru, et see nii oligi. Et seda nagu treenerina oleks võinud kuidagi varem aru saada ja aega kulutada, aega kasutada nagu mõistlikumalt. Aga õnneks ei olnud nagu väga suur läbikukkumine või ebaõnnestumine, aga mingil hetkel ma nagu sain aru, et ma seda oleks võinud paremini teha. Ei ole nii. No õnneks mul on päris okei karjäär olnud, et ei olnud nagu suuri nagu takistusi ette tulnud, et kindlasti nagu igal sportlasel ma arvan, et see mingi tervisemured vahepeal, et midagi valutab, ei saa ujuda, et neid tuleb ikka ette, et tippsport ei olegi tervislik. Siis kui ma 2 kuud olingi haige, see EM-i periood siis Itaalias, et ma olin siis ikka väga kurb, et ma ei saanud tulla ja mul on ikka võistlusi nagu tervise pärast ära jäänud jah, et võib-olla selle hetkel ma tunnen ikka nagu, et milleks ma seda kõike teen, et kui mul praegu nagu ei lähe nii hästi ja võib-olla ka see, kui ma nagu valmistun võistlusteks, siis ei tulegi nagu väga see tulemus, mida ma ootasin, et see võib olla ka, et igatahes nagu võistlustel kas läbipõremine või mitte osalemine, mitte minul nagu isiklikult tahest, vot sellised jah. Ma muidu ei ole Ennelit kunagi nagu trennis aidanud, aga nüüd paar viimast päeva on olnud ja mingisugune kuratlikult raske seeria ja siis lõpetab ja siis see emotsioon on, oi, see oli nüüd küll päris raske. Et ei ole mingi, poistega on vähe teistmoodi, et niuke kurat ja niuke nagu vihaga selle, oi, see oli päris raske. Issa, aga need lendavad üli lähedale nüüd. Kuule, kas seal on gaas on peal? Gaas. Pikk bassein. Kohe ehitaks ise, paneks. Kohe läheks labidaga ja tegema, kui antaks luba. Ei, meil tegelikult on selle taha jääb väga palju asju. Ma arvan, need tingimused, kus Eneli treenis nüüd enne Ameerikasse minekut, see, et ta üldse selliseid tulemusi ujus, see on nagu ime on väga vähe öeldud selle kohta, et täna meil on see nagu väga suureks takistuseks nagu kogu selle seltskonna arengule. Et meil nii väike protsent ujujaid saab pikas basseinis treenida regulaarselt, see on väga halb. Natuke piinlik hakkab juba. Ma ei ole väga selle peale mõelnud, et millal ma ujumise ära lõpetan. Aga meil jah, kuna ujumine on olümpiaala, siis me ikka üritame lugeda nagu olümpiatsüklite kaupa. Ja ma mõtlesin siin tegelikult, ma ei tea, see aasta, et palju olümpiatsükleid me võiks nagu kaasa teha ja jõudsime, et kui ma nagu 5. olümpiale, siis kui ma kvalifitseerin, siis ma olen 29-aastane, 10 aasta pärast alles. Et see võiks nagu olla siuke, kus nagu võib vaatama hakata, aga enne ma julge midagi öelda, et seni kuni tuleb, las tuleb ja ma olen nii kaua, kuni ma isiklikke teen ja naudin seda ja prillid on mul veel silmad ees, et ma neid varna kuhugi ei pane. No see vist ei lähe. Mul kisub paremale kõik. Mul vasakule. Ma vahest teen vigu, kui ma loen mingid kommentaare ja näiteks viimast 3-4 tiitlivõistlust meil Eesti koondises, mis iganes põhjusel, on sellised nimed nagu Jefimova, Tribuntsov, Zaitsev, Romanjuk, Zirk. Ei ole leppasid, tammesid, visnapuusi, kuslapuusi, eks ole. Aga need kommentaatorid, kes kirjutavad, näiteks kurat, venelasi ju ei pidatud laskma ujumisvõistlusele, et meil ongi terve koondis. See on nii, esiteks, see on nii vale, see on nii ebaaus ja see on nii nagu ebasportlik ja see on nii madal. Et ma olen väga nagu keema. Ja kui keegi küsib, siis minu jaoks need on palju suuremad patrioodid kui üldse eestlased. Need inimesed teevad iga päev see ei ole kerge töö. See on töö, kus sind hinnatakse tulemuse järgi, mitte selle järgi, kui hästi sa kontoris tööl käid või kui tihti sa laua taga istud või kui toredalt sa suvepäevadel tantsu lööd, eks ole. Vaid sa võistled väga täpselt mõõdetust tingimustest maailma tippudega. Sa lähed nii-öelda, paned ennast siis nagu hinnatavaks. See on nagu natuke laiem teema ka üldse, kuidas nagu spordile kaasa elatakse. Mul mõlemad poisid mängivad korvpalli. Ma olen nendega algusest peale saalis olnud. Ma ei tea, alla 10-aastane poiss läheb vaba viset viskama ja lapse vanemad vastasmeeskonnast karjuvad puu ja plaksutavad, kui sa mööda viskad. See on minu meelest kõige kurvem asi, mis üldse spordis on.
ela kaasa omadele, ma ei tea, innusta, tee kõike, noh, aga ära seda vaest last, kes on isegi võib-olla väga närvis, on ju, veel rohkem nagu maha tee. See ei ole nagu okei. Me ei kasvata mingisugust iseloomu selliste asjadega. Let's go! Nii, ma vist võitsin. Päris kindlasti võitsid. ja tõsisele jutule lõbuspunkt. Let's go! Sa juba mainisid, et sa väga armastad seda tööd ja kui me võistlustel oleme, siis sa aitad kõiki üldse, kes abigi paluvad, et sa oled väga nagu et teedki nagu, et sportlas oleks nagu mugav ja hea olla võistlustel, et nad ei peaks millegi pärast muretsema peale oma starte. Et ma ei tea, ma mäletan kusagil EM-il, et mul oli nina kinni ja seal käis mul mingi apteekis mulle ninaspreit otsimas midagi. Et jah, aga nagu tavainimesed ei näegi seda nagu telekast üldse, et kuidas, milline su nagu tiitlivõistluste siis päev üldse välja näeb? Sa juba Kristist rääkisid, meie koondise füsio, et Kristiga siin meil on oma nagu see sisenali on, et vanasti oli niimoodi, et tegid tiitlivõistluse hommikuse osa ära ja siis said poodi minna rahulikult, sest et õhtul ei olnud midagi nagu oodata. Et täna meil on, kui ikka läheb väga hästi, siis kõikidel võistluspäevadel ujuvad meie sportlased ka nagu õhtuses osas, kas on poolfinaalid ja finaalid ja teatujumiste finaalid, et need päevad on väga pikad, aga mulle need väga meeldivad, et tavaliselt sa hommikul esimesena söömas, sest umbes 3 tundi enne starti võiks olla hommikusöök ja siis mina lähen tavaliselt esimeste ujujatega basseini. Nüüd juba päris mitu aastat on üks ülesannetest vaadata, et seal koha peal nii-öelda see tiimiala oleks okei, eks ole. Jäävann oleks külm, mis osadel on lemmikkoht, osadel ei ole. Ja siis hakkab nii-öelda soojenduse selle rutiini läbiviimine, et seal tihtipeale sportlastel on mingit abi vaja. Ja siis hakkab nii-öelda see stardiks valmistumine 15-20 minutit enne starti, kui nad lähevad koolruumi, siis sa saad nad nagu oma hoole alt ära anda, aga seal üldjuhul see 20-30 minutit, mis enne sinna koolruumi minekut on ja kohe siis peale soojendust, see on siis koht, kus tegelikult väga paljud sportlased, mida nooremad, seda rohkem on päris närvis. Ja nad võivadki olla väga hästi ettevalmistunud, väga heas vormis, aga kui see viimane tund enne starti sa ise nii-öelda küpsetad ennast läbi, siis ei pruugi nagu õnnestuda. Et siis tegeled seal nende suuremate ja väiksemate muredega, siis peale starti vaatad, et toimuks korralik nii-öelda mahaujumine ja valmistumine järgmiseks stardiks. Me siin aastaid juba oleme kontrollinud laktaati. Et laktaat on vaja nii-öelda lihastest välja ujuda. Et nüüd juba see tagasisaatmine basseini, kui ei ole piisavalt palju maha ujutud, läheb nagu lõbusamalt, et vanasti pidi vaidlema, sest keegi ei tahtnud minna. Ja siis tagasi hotelli, lõunasöök, vaatad kõik mured oleks lahendatud, saaksid puhata sportlased ja valmistuda õhtuseks osaks ja siis õhtul uuesti ja päev lõpeb siis, kui viimane sportlane on oma mahaujumise ära teinud ja saab minna hotelli. Ja siis minu lemmikosa on õhtused tiimi koosolekud koridori peal, kus vaadatakse üle päeva saavutused ja pannakse paika järgmise päeva plaan. Kas sa ei tahtnudki mainida, et kõige madalama laktaati rekord on minu käes? EM-il oli 0,8 vist. Ja. See on päris osav. See on väga osav. See on väga hästi maha ujutud. Et spordiinimesed ilmselt teavad, pingutusega tekib laktaatliasesse, mis kui sinna jääb nagu kõrgel tasemel, siis ta segab järgmist starti, et selline maha ujumine või lõdvestus ujumine või ükskõik mis lõdvestus sportlik tegevus peale sooritus, siis aitab seda laktaati madalamaks müüa ja meil ideaalis ta võiks olla alla 2 millimooli liitri kohta. Me laseme ka vahest 2,5 laseme ujuvad koju, aga kui on sellest kõrgemal, siis me ajame nad tagasi basseini ja siis nad peavad oma selle maha ujumisrutiini uuesti tegema, et see tavaliselt on selline 800 kuni 1000 meetrit ehk selline 15-20 minutit ja siis on uus laktaadi mõõtmine ja on ka neid olnud, keda saadad tagasi 3. korda basseini. Jah. Aga praegu ma tahaks sinuga koos meenutada eelmise aasta lõpu detsembrikuud, kus meie 14-liikmeline koondis tuli tagasi lühiraemilt 3 kullaga ja 2 neist võidetud 5 minuti jooksul. Ja seal oli ka mitmed Eesti rekordid, finaalipääse, 2 teadev finaalipääsu, ka poolfinaalid. Et kui ma seda praegu sulle ette loen, mis nagu tunded sul üldse tekivad, et mida me saavutasime seal EM-il? Ei, see oli peatreenerina kindlasti nagu senine nii-öelda tipp, et ma loodan senine, et meil tuleb neid veel. Aga seal oli jah palju rohkemat kui see 3 kulda, et
Gregori finaal, Danieli finaal, need finaali pääsemised. Ralf tegelikult ju võistluste keskel, see oli pikk nädalane võistlus, seal tundis väga kehvalt ennast, et ta mingid päevad ei saanud isegi trelli minna. Ja oli sellist muretsemist ka, et see viimane õhtu, kus meil tõepoolest seal väga lühikese aja sees 2 kuldmedalit oli nagu tegelikult tasu selle väga raske nädala eest. Aga täna seda kõike nagu uuesti teha on päris keeruline. Ma ei ütle, et võimatu, me saame võib-olla isegi paremini teha, aga see oli ikkagi sportlaste ja nende treenerite nagu väga pika töö tulemus, mis meil seal lühiraja EM-il õnnestus. Et minu üks unistusin, et me ka pikal rajal saaksime nagu meeskonnana selliseid kogemusi ja selliseid emotsioone, et jah, pikal rajal viimastel aastatel ongi sinu medalid ja teised seal väga lähedale. Et ma loodan, et me nüüd suvel Pariisis õnnestume kõik ja saame teha seal korralikke asju. Ja sul ka enne tiitlivõistlusi tavaliselt võetakse intervjuud, et nagu peatreenerina, et kuidas sul see tunne on, et mitu medalit tuleb enam-vähem, jah, et mis tunne sul enne seda Poola reisi oli? Kas sa tundsid, et tulebki, ma ei tea, mitu medalit, kõik on kullad ja mida sul nagu mõtlesid enne? Ausalt tahad teada? Ja, et sina olid esimest nagu pool aastat Ameerikas. Natuke olime nagu suhelt, sa ütlesid, kõik on hästi. Et kõik nii hästi oli, kui ta tegelikult oli, seda ma veel ei teadnud, eks ole. Ma ei olnud mitte mures, aga kuna sa olid viimastel aegadel oma õlgadel seda medali asja nagu kandnud, et ma lootsin, et see jätkab, eks ole. Ralf oli sellel hetkel päris mitmel alal nagu Euroopa rankingu tipus, et võistlustel see sõltub nii paljudest asjadest, kindlasti ka teistest sportlast, aga see, kuidas sul asjad nagu endal kokku jooksevad. Et ma teadsin, et kui ta ujub oma asjad ära, et siis on nagu kõik hästi, kulda unistada muidugi oli nagu keeruline või võib-olla liiga riskantne, aga kui sa küsid seda, mida ajakirjanikel enne võistlust öelda, siis võimalusel ma ei ütleks nagu suurt midagi, eks ole, või räägiks ümmargust juttu. Et ma ühe korra olen selle apsu teinud, see oli enne Itaalias toimunud avavee Euroopa meistrivõistlusi, kus mul tunne, et me läheme, võtame sealt kõik, eks ole. Tegelikult sina saanud tulla, kuna sul see EM-i vahele ja me jäime seal nagu väga paljudest asjadest ilma. Meil oli Gregori 5. koht, vist oli kõige parem. Meil finaali ja poolfinaali kohti oli, aga muidu oli meil ikkagi väga, ei olnud kõige õnnestunum EM ja siis ma pärast seda olen kuidagi endaga leppinud, et ma loen tibusi pärast võistlust. Jah, aga kui nendest kuldsest 5 minutist siis rääkida veel, et mis tunded sul olid, et Ralf, ma ei tea, kas ma kuulsin õigesti, tuli isegi pisar silma, kui Ralf ära ujus ja pärast järgmisena tulen juba mina starti, et nagu mis su emotsioonid nagu need 5 minutit üldse olid? Ujumisega pisaraid silma tuleb viimasel ajal ikkagi väga tihti, et ka Londonis praegu oli, et see ma alati ütlen, et kui tiitlivõistlusel sa võid oma isikliku rekordi, see on juba okei, sõltumata kohast, eks ole, koht sõltub ka teistest ujujatest, keda sa ei saa nagu kontrollida. Et kuldmedali võitmine tiitlivõistlusel, see on mega, seal on kõik asjad nagu sattunud kokku ja läinud õigesti, et selle Ralfi kulla emotsiooni harjal, me olime kõik see eestlaste punt nii ülevas meeleolus, et ma arvan, et seal nagu teist võimalust ei olnudki, kui sul kuld võit, eks ole, aga ka see kuld oli ikkagi väga suure pingutuse ja väga hästi ujutud distantsi tulemuseks. Et seal mingi hetk on pärast lihtsalt tühine. Et on see rõõm ära, ja siis sa leiad niisuguse vaikse koha ja natuke aega oled seal lihtsalt õnnelik. Jah, nagu mina räägin enda kogemuse, siis ma olin siis samal ajal kaldruumis, ootasin enda starti. Ja nagu ma olen juba rääkinud, et meil seal ujumist nagu laivi pilti ei olnud, et ma vaatasin ka seda nagu telekat, kus olid nagu tulemused, ainult nagu nad tulid kohe sinna, et kui ma vaatasin, Ralf on esimesena pöördes, ma üritasin rahulik olla, siis ma pean ise võistlema kohe minema, aga ma kuidagi nagu niimoodi püsti kogu aeg, et issand, ja kui ma nagu vaatasin, mul on nägemise ka natuke probleeme, pidin seal nagu sikutama veits, aga nägin lõpuks, et esimene ma nagu
nagu kuidagi niimoodi, et nagu hüppasin üle, siis ma nagu okei, nüüd läheme ka ujuma, aga pärast mul oli nagu nii hea emotsioon, et mul oli üldse nagu see õht oli väga hea ja mulle kõik väga meeldis ja ma ei tea, ikka väga tore oli jah, et väga tore nagu ka nagu, et teised ujuvad ka hästi, nagu mul on nagu see auga neile nagu kaasa elada, nagu pärast veel mingeid tegusid minna tegema pärast seda. Aga sul endal nagu see medal võrreldes teiste medalitega, et sul on nüüd terve hunnik juba, eks ole, et kas see oli kuidagi nagu erilisem või sinu jaoks pikk rada, lühike rada, on seal mingi vahe või võistlus on võistlus? No minu jaoks pikk ja lühike rada on vist natuke vahet, aga mul praegu on pikas ainult ju täiskasvanutes ainult üks medal ja aga mulle vist see 100 meetrit nagu olin kuidagi rohkem õnnelik selle üle, sest 100 on kuidagi nagu raskem, no minu jaoks veel jah, et 50 ma lihtsalt nagu lähen ja ma ei mõtlegi mitte midagi, et kiirelt sinna, kiirelt tagasi, kui on see lühike bassein, aga 100 nagu jah, ma tahtsin ikkagi head tulemust teha, kuna ma oleksin ka tiitlikaitsjana, siis mul nagu rohkem natuke siukest tunnetust. Pressure oli küll jah, et kõik rääkisid, et noh, läheb ja kas ta kaitseb tiitlit ja niimoodi, siis ma neid olen ikka näinud, et ja ajalehte ja nii edasi. Vot, aga liigume siis olümpiamängude poole. Sa käisid meil olümpiamängudel Pariisis koos minu ja Gregoriga, et kuidas sa nagu kirjeldaksid üldse kogemust nagu treenerina olümpial olla, sest see oli su esimene olümpia ja sa väga nagu tahtsid sinna nagu saada üldse nagu ära käia, et mis nagu, kas oli mingi expectations ja oli selline või? Ma näiteks nagu teadsin, et see olümpia, noh, ta on nagu tele jaoks tehtud event, et tegelikult see, mis seal üles ehitatud on kõik väga hästi tehtud, aga seal, noh, seal taga on siis kohe see fassaadi tagune elu, et see ei ole üldse nagu nii glamuurne, eks ole. Et seda ma natuke teadsin, aga ikkagi see Pariisi nii-öelda reaalne kogemus oli, et seda glamuuri ei ole üldse. Et, noh, teiselt poolt, mis oli natuke uus kogemus, et mul oli juba selja taga päris mitmed tiitlivõistlused, aga ma nägin, et need maailma suured nimed, nii ujujad kui treenerid on olümpial närvis. Et see on ikkagi nagu, see on midagi erilist. On kord 4 aasta jooksul, ta on väga oluline kõigile. Ja seal olid närvis, ma ei tea, alates Bob Bowmanist, eks ole, kes seda Marchandi seal valmistas, et kuni teisteni, et see olümpia nagu tekitab sellise erilise nii-öelda state of mind või sa, noh, see on teine koht, eks ole, sa oled 2 korda käinud, ma ei tea, kas sa suudad neid mõlemad Tokyot ja Pariisi nagu võrrelda, aga minu jaoks ta elamusena oli ikkagi, oli eriline, aga eriline teistmoodi, kui ma arvasin, et ta on eriline. Ja tegelikult alates kas või sellega, et seal logistika oli väga keeruline. Siis minu hea kolleeg Tom Rushton ütles, et ära muretse, et kõik olümpiad on sellised, et ju see nagu käibki sellega kaasas, et tõepoolest seal on 10 000 pluss sportlast olümpiakülas, kes on vaja siis väga erinevatesse asukohtadesse võistlema saada ja tagasi saada ja kõik see muu, et see on nagu peavalu igal pool, aga ka Pariisis oli see eriti nagu keeruline. Ja teine asi, mis oli see võistlusbassein, et noh, kõik olümpiad seni olid olnud nagu väga sellistes korralikes basseinides, aga Pariisis oli ta, see oli vist mingi messikeskus, kuhu see oli ehitatud, eks ole. Ta ei olnud väga sügav, ta ei olnud ka tegelikult väga kiire. Et sealt oleks nagu rohkem oodanud. LA-s ma tean, et ehitatakse üldse Ameerika jalgpallistaadionile bassein, et seal tuleb kindlasti hoopis teistsugune event. Aga neid üllatusi jah oli ja need olid alati pigem nagu teistsuguses suunas, kui ma ootasin. Aga jah, et seal olümpiakülas, ma ei tea, käid söömas, sul kõrvallauas istub Nadal ja teisel pool istub seal see, kes see 100 meetri jooksuvõitja oli see kutt, et see olümpiaküla kogu atmosfäär oli niuke, seda ma nagu ootasin ja seda emotsiooni ma sealt sain. Ja selle basseini kohta ka, kui ma esimest korda hüppasin sinna üldse stardis, mul oli kohe põhi niimoodi ees, et ma pidin nagu, et issand jumal, et see on ikka väga nagu madal bassein oli tõesti. Aga kas sul oli ka midagi teistsugust võrreldes nagu EM-i ja MM-iga võrreldes olümpiaga, et ma ei tea, kas see logistika ja nagu me saime aru, et juba ei olnud nagu nii hea võib-olla nagu meil MM-idel näiteks Aasias, Tokyo olümpial ja see oli täiesti nagu see oli kõik nagu 10 läheb buss, 10 buss on läinud, et see oli ja võib-olla see, et prantslased on natuke sellised, et me siin natuke joome kohvid ja saame croissante ja ma ei tea, meil kiiret pole. Aga jah, et kui sa nagu võrdleks, et
või kas see on kuidagi üldse sarnane EM-i ja MM-i kogemusega, see olümpiamängud siis? Jaa, noh sellel ajal see maailma geopoliitika on, ta on täna nii nagu ta on, eks ole, et üks päev on väga ärev ja teine päev ei ole, et seal Pariisis kardeti igasuguseid asju. Et võib-olla need turvameetmed olid sellised, nagu meil tavaliselt ujumise tiitlivõistlustel ei ole, eks ole, et kogu see olustik oli natuke teistmoodi. Aga jah, mind nagu kõige rohkem üllataski see, närvilisus on paha sõna, aga see pinge või see ärevus, mis oli kõigil. Et olümpia ikkagi on väga, väga eriline ja sellepärast ta meile meeldibki ja sellepärast me tahamegi seal just hästi ujuda, eks ole. Aga mina esimese olümpiana küll kogesin seda, et see ärevus nagu on kõigil. Kas sa üldse nautida ka jõudsid või sul oli alati mingi töörežiim sees? Seal ma ei käinud ühtegi korda niisama olümpiakülast väljas. Et ma käisin kas ainult basseinis või siis mul õnnestus ka avamisel käia. Et seal olümpiakülas ma ise proovin ka alati võistlustel ennast natuke vormis hoida, mingi trennid teha, et seda sai seal tehtud. Et ma tegelikult juba nagu olin arvestanud, et see Pariisi nautimine toimub mingil muul reisil, mitte olümpial. Et seal pigem olla nagu saadaval, kui on vaja midagi, eks ole, ja olla nagu olemas, et sellega läks kõik hästi. Mul nüüd siis tuleb selline üks rubriik auspordihetk. Et see on üks selline lugu, mis on nagu, ma ei tea, lõbus, piinlik, midagi sellised. Ma võin alustada siis. Mul on see, kuna see on seotud ka olümpiaga, kas ma tahtsin nagu selle vahele natuke segada. Et sa mainisid treener siis Bob Bowman, Michael Phelpsi coach, Leon Marchandi coach, nagu kõik need top ujad, kes praegu on nagu suhtemaalt on kõik tulnud. Ja me ju, sa vist oled kuulnud seda lugu. Ja, aga ma ei ole seda rääkinud, et me siis tegime trenni Henriga, et seal soojendusbasseinis ja nagu seal oli suht vähe ujuda, siis me pidime ka arvestama kogu aeg, mis kell me lähme ujuma, siis oli nii täis alati ja kuna see oli nii madal bassein, siis oli lainet oli nii palju rohkem ja siis me käisime suht nagu keset päeva või väga hilja õhtul ujumas, et oligi nagu enam-vähem kolm ujujad basseinis. Ja siis see oli nagu soojendusbasseinis oli 2 pukki siit nagu ühelt poolt ja 2 pukki teiselt poolt. Ja siis ühel pukil nagu need arengumaade üks ujuja, siis ka üritas starte, lihtsalt nagu ta õppis neid starte tegema seal. Siis ma läksin sinna teisele rajale ja ma vaatasin, et keegi ujub nagu vastu, aga pärast hakkas lõdvestama mulle otsa. Ja ma nagu, et okei, no hüppan lihtsalt nagu mul on 1.25 teha enam-vähem, et Henri annab stardi, ma lähen ja siis pärast ujusin ära, siis nagu kuulen, et nagu vaatan, Henri ei ole nagu kuidagi üldse nagu minuga, et vaatab see ka ringi ja niimoodi natuke šokeeritud. Vaatan, et Bob Bowman karjub talle mingi, mida sa tegid, mida? See ujuja, kes ujus mulle otsa, keda ma ei ole üldse katsunud. Kui ma hüppasin vette, see oli nagu väga ettevaatlik, sest me trennis teeme niimoodi alati. Ja see oli Leon Marchand, siis, kes pärast võitis 4 kuldmedalit Pariisi olümpial ja ta kardis siis ta treener Bob, et ma vist hüppan talle pähe ja ma ei tea, tapan ta ära või midagi, et igatahes ta sai. No Henri peal oli enam rohkem kuri, sest ma olin seal vees kuidagi üritasin et aga ta enam, et kes see ujuja on, et miks sa lasid tal minna üldse niimoodi, et jah, see oli siuke väga huvitav lugu, mul oli väga huvitavad tunded ka pärast seda, mul nagu piinlik veid, sest nagu väga suur nimi on, aga samas ma ei tee midagi valesti ja nagu jah, et väga, aga õnneks ta vist pärast vabandas Henri eest, kui see 400 kompa finaal oli ära juba, kui ta võitis selle esimese kulla, siis ta nagu ja ma olen ise nii närvis ja nii, aga jah, mul on selline lugu, mis sul on? Ja seal just seda ma räägingi, et kõik ongi närvis või excited. Minu lugu on, kui sa palusid meil mõelda, ma saan aru, et see peab sinuga seotud olema. Ühesõnaga sama Pariisi olümpia, seal see logistika oli siis selline, et olümpiakülast ujulasse sõit võttis aega 20 minti, kui bussijuht oli Pariisist. Neid bussijuhte oli väga vähe. Hea oli, kui ta Prantsusmaalt oli, aga me saime pärast aru, et need oli sealt kuskilt Belgiast ja mujalt toodud ka. Ja vahest need kestsid kauem. 40 minti, tund, aga kõige kauem kestis mul tund 20, kui me läksime Eneli finaali. Ja kuna me teadsime, et transpordiga on jama, me natuke varusime selle aega, nii et meil ajaga nagu pinget ei olnud, aga nagu ma ütlen, see olümpia ajal sa oled nagu vähe rohkem niisugune elevil.
enne finaali mina ja Henri, päris elevil, aga me meestena ei näidanud seda väga välja ja meie siis füsio Kristi ka kindlasti, aga tema on ka nagu kivi, tal ei paista midagi välja. Ja siis istusime bussi ja ma ise arvan, et Enelil on võib-olla see viis oma seda mõtteid kuhugi mujale viia on rääkida. Ja see tund 20 Eneli rääkis oma lapsepõlvest. Ma arvan, Henri kuulis seda võib-olla 3. korda või 5. korda, Kristi ka võib-olla. Mina kuulsin neid lugusid esimest korda. Ja ta rääkis ja väga nagu energiliselt ja kuskil poole tee peal ma tundsin, et ma tahan maha minna. Ja siis, aga ei saanud ja siis ma vaatasin, seal oli bussis veel inimesi, kes eesti keelt ei mõistnud, et ka nemad juba tahtsid maha minna. Aga lõpuks jah, seal tund 20 jõudsime ujulasse ja Enel ujus väga hästi. Ja see kõik on juba ma ei saa öelda, et andeks antud, aga see oli väga niisugune pikk monoloog, mida me kõik siis kuulasime. Ja sa veel küsisid, kas sa tahad ka midagi rääkida? Ma ütlesin, ma tahan ja siis juba sa ütlesid, ei, oota, ma räägin ühe loo veel. Ja siis sa panid mingisuguse järgmise jutu, et oli selline bussisõit, kus ei olnud vaikust palju aga kõik lõppes hästi, et mul on selline lõbus lugu. Ei, aga minu kaitseks ma tõesti küsisin, kas te tahate ka midagi rääkida, aga Kristi rääkis mingid lugu, et ma olen Hiiumaalt pärit. Nagu selline lugu ja siis ma okei, ma siis jätkan enda omaga, mis on tõke pikem. Iidlaste lood ongi sellised lühikesed ja konkreetsed. Jah, aga ma arvasin, et teil on väga huvitav, ma ei olnud närvis kõik olete. Jah, et see on väga suur pluss sinu puhul, et sa ei ole mures ja sa tunnedki hästi või see on sinu jaoks nii juba võib öelda, et rutiinne olukord. Tiitlivõistlus, eelujumised, poolfinaal, nüüd lähme finaali, kõik õnnestub, siis on kõik hästi, eks ole. Aga jah, et treenerite puhul see pinge, mida me võib-olla väga välja ei taha näidata või ei olegi mõistlik näidata, on tegelikult vahest on suur ja vahest on väga suur. Sa ikkagi oled pannud sinna sisse ju oma aja ja energia ja emotsioonid ja teadmised, et sa tahad ka, et läheks kõik hästi. Aga ei, see on niisugune, täna ma juba võin öelda, et see on niisugune tegelikult mõnus tunne, see niisugune elevus. Jah, aga jah, need finaalid, et meil oli siis, mina sain finaali 7. koht, Gregor sai ka finaali 7. koht. Mis sa üldse arvad meie tulemustest? Ma olen väga rahul ja õnnelik ja tegelikult ma pidin sealt olümpiakülast ära minema sellel ajal, kui Gregor just ujus oma poolfinaali. Nii et ma lennujaamast seal telefonist vaatasin neid tulemusi ja tõusis juba lennuk õhku, nii et ma nägin, et ta sai edasi, ma ei jõudnud talle helistada ja õnne soovida. Ma pärast maandumist sain taga ühendust ja siis ühesõnaga ma arvan, et meil läks olümpial väga hästi, arvestades seda, et milline samm on edasi Tokyos tehtud. Ja üldse, kuidas te mõlemad, see oli väga professionaalne olümpia tegelikult. Ja. Aga räägime siis natuke tulevikust ka, et minevikus sai räägitud juba, et meil augustis siis toimub EM Pariisis jälle. Äkki seal on selle logistikaga natuke parem kui olümpial, aga meil sõidab sinna väga suur koondis. 16, jah. Pluss Susanna. Susanna Kaul. Okay. Seal on esimest korda paraujumine ka ja meie parim parauju tuleb kaasa meid. Okei, jah, et siis väga suur koondis tõesti rohkem, kui meid oli Poolas, et mida sa sealt üldse ootad? Palju medaleid tuleb, ära vasta selle. Et tegelikult see saab olema suht raske võistlust, on pikk võistlust, on 7 päeva ja seal on niimoodi, et see võistlusbassein ise ehitati olümpia jaoks, aga seal ei olnud mitte ujumine, vaid seal oli minu meelest veepall. Me käisime nüüd aprillis Taanil ja Ralfiga seal võistlemas ja neile tegelikult see bassein meeldis. Ta on väga suur ehitis ja seal on siis soojendusbassein ehitatakse õue, 10 rada 50 meetrit ja meeskondade alad on ka õues mingisuguse katuse all, aga augustis Pariisis võib olla selline 30+ kraadi sooja. Ehk see tuleb päris selline kurnav kõigile. Ja logistika poolest siis meie võistlushotell on sealt jalutada umbes 10 minutit. Et seal võib sõita bussiga ujulasse või tulla jala, et selles suhtes on seal okei ja prantslased tegelikult on väga hästi läbi mõelnud kogu selle kompleksi. Et ujul on suur
ja seal tuleb palju tribüüne ja palju pealtvaatajaid, et see atmosfäär, mis sinna tuleb kindlasti väga kihvt. No, et me aprillis käisime siin, nad korraldajad juba ütlesid, et kõik piletid on ammu välja müüdud. Nad avavad mingi lisamüügi, aga nad arvavad, et see läheb seal nagu loetud sekunditega. No. Et täna ujumine Prantsusmaal on väga populaarne ala. No, tänu Leon Marchandile. Ja nad ikkagi juba aprillis, nii palju, kui nad meile neid asju seal näitasid ja rääkisid, olid ikkagi väga põhjalikult läbi mõelnud. Ma arvan, nagu logistika ja selle korralduse poolest ta tuleb okei. Nad ei osanud veel selle paraosa kohta väga pikalt nagu rääkida, et nad ei teanud, palju tuleb ja kui pikalt see aega võtab, aga ta minu meelest ainult 2 päeval. Et ta väga nagu meid ei sega. Aga nüüd tulemustest, et Gregor liigub väga heas suunas ja sinna poole, et tal võiks olla tema elu parim ja edukam EM. Sinul samamoodi pärast väga edukat NCAA hooaega olen nii-öelda uue hoo sisse saanud ja pikas tegelikult ka need tulemused läinud väga kiiresti paremuse poole ja ma loodan, et sa oled väga heas vormis siis, kui me augustis oleme Pariisis. Ralf ja Daniel, täna ma ütleks, nad on nagu maailma mõistes, konkurentsi mõistes kindlasti lühirajal paremad, aga me oleme näinud päris kõvasti vaeva, et ka pikal rajal olla head. Ja tegelikult nüüd see viimane võistlus Londonis näitas, et ka asjad liiguvad nagu õiges suunas. Et kui pika sammu me veel edasi jõuame teha selle 2,5 kuuga, see selgubki augustis. Ja siis meil on Egle Rinnulis, eks ole, kes tegelikult on väga hästi ujunud. Eelmisel aastal juunioride Euroopa meistrivõistluste medal, eks ole. Täna ma näen, et tema koht võiks olla kindlasti finaalis 50. Ja siis sealt need nii-öelda nooremad, kes meil kaasas on, et on neid, kes on esimest korda täiskasvanute tiitlivõistlustel pikal rajal, et nendelt ma ootaksin oma nii-öelda isikliku tippmarki püstitamist. Teistega võrdluses on tänane veel võib-olla natuke vara mingisuguseid kõrgeid eesmärke saada, aga kui nad ujuvad omad ära, et ma olen nagu väga rahul. Ja siis olen natuke proovinud ka nagu teatujumist vaadata, et aga pikal rajal see on keeruline ja minu seisukoht nagu peatreenerina on, et kui meil on ujujad, kellel on võimalik saada poolfinaali või finaali, siis nad ujuvad teates, kui nad ise seda väga tahavad, et mitte ohtu seada siis seda individuaalsooritust. Aga täna see meeskond on suur ja minu meelest on seal kõik, kes seal peavad olema, on kohal ja need, kes veel ei saanud, siis nemad saavad proovida järgmiseks tiitlivõistlusteks. Kui sa ühe sõnaga peaks kirjeldama seda koondise energiat enne Pariisi, siis mis see sõna oleks? Me tegime enne seda Poolat talvel niisuguse 4-päevase eellaagri. Läksime kogu meeskonna või peaaegu kogu meeskonnaga Kohtla-Järvele, kus tegelikult see tiimitunne või see väga paljude jaoks oligi nagu esmakordne koondise puhul ja ma kindlasti tahan seda korrata nüüd enne Pariisi. Ja see, mismoodi täna nagu elatakse üksteisele kaasa ja kindlasti on toredam kaasa elada mitte ainult eelringides, vaid ka poolfinaalides ja finaalides ja medalid võites, siis see kogu meeskonna, see üks sõna võiks olla võimas, nagu kõige paremas mõttes. Et kui me selle emotsioonisoda saame oma koondise liikmetele sealt anda, siis see on juba minu meelest nagu väga suur võit. Ja kui lisaks veel head tulemused tulevad, siis on väga hea. Jah. No kui minu mõtteid siis Pariisist, ma ei tea, et ma lähen sinna jälle ju tiitlikaitsjana 100, aga ma lihtsalt, ma ei tea, ootan seda võistlus ja mulle väga meeldib croissantid seal Pariisis ja aga jah, mul tegelikult suhtes kõik väga hästi ära. Jätsid mind sõnatuks praegu. Ma pidin ka oma mõtteid jagama. See on sinu puhul midagi väga erilist, kui sa sõnatud oled. Ja see on väga erilist ja tõesti midagi uut ja siiaga. Aga jah, ma lihtsalt väga ootan seda meeleolu seal ja ma arvan, see tuleb lahe võistlus ja jah, ma lihtsalt olen uhke, et olen sellest koondisest osa. Usu mind, me kõik oleme väga uhked, et sa oled meie koondise osa. Siis meil tuleb jälle üks rubriik, see on siis this or that, ehk siis see või see, et sa pead siis valima ühte ja sa võid seletada, miks sa nii tegid või ei pea, kui sa ei taha, aga võiks. Nii, siis kas hommikune trenn või õhtune trenn?
jah, see on huvitav, et minu enda kogemus, et ma olen oma noorteujujatega jõudnud sinnamaani, kus me peame ka 2 korda päevas tegema ja vahest on, kui plaanis on 1 kord, ma annan valida, kas hommikul kell 6 või enne 6 või õhtul, siis nad kõik valivad hommikul. Mis tähendab seda, et jälle ei saa pikalt magada. Mingil määral ma saan sellest aru, siis Ralfi Danieliga mehed on sellises soliidses vanuses, et nad väga vara ikkagi ei tõuse. Et nendel on meil trennid alati nagu pärast lõunal ja väga harva, kui me teeme hommikul ja me ei tee siis väga vara hommikul. Aga minule endale meeldib ka päeva alguses trenni teha, et sul kuidagi vaim on värskem ja sa saad need ujujad ka nagu puhtamal lehel, et see pikk päev enne õhtust trenni on oma emotsioonide ja lugudega, et seal võivad nad tulla selliselt, et nad ei ole enam nagu tegelikult valmis seda tegema. Et või on seal mingi niisugune asi olnud ees, et nad ei ole nagu 100% kohal, et hommikul mõned tüübid muidugi magavad kuni õhtuni, isegi siis, kui nad trennis on 2 korda käinud, aga hommikul sa saad nad nagu kuidagi rohkem ärkvel või rohkem kohale. Et nad on nagu seal kohal trenni ajal. Kas jõusaal või veetrenn? Jälle täitsa erinevad nagu maailmad, et nende noortega ma alati valiksin veetrenni, kui ma pean valima. Suurtega pigem vastupidi, et Daniel ja Ralf, täna ma ütlen, et see põhitöö või kõige suurema sammu nad on edasi teinud tänu sellele, et nad hakkasid sportvõimlemist tegema Viktor Saaroni juures. Ja siis see, mis nad jõusaalis teevad, et täna ma arvan, no see on niisugune 50-50, see on väga raske valida, aga nagu ütleb minu isa, kes on ka väga pikk treener, siis heaks ujujaks treenida saab ainult basseinis. Ja. Kas vaikne sportlane või emotsionaalne sportlane? Emotsionaalne. Pits või präänik? Präänik. Täielik usaldus või täielik kontroll? Jälle, kui ma räägin noortest, siis see usaldus tekib aja jooksul ja suurtest poistest siis kindlasti usaldus. Kas linnapuhkus või looduses olemine? See, kas sa mõtled seda, mis mina ise teeks või mis ma tahaks, et kui poisid lähevad puhkama? No mõtleme sinust ikka, jah? Loodus. Loodus. Ning kas lennukis istuda Eneli või Ralfi kõrval? Ausat vastust tahad, eks ole? Jah. Et ma viimane kord istusin minu teie vahel, Ralf oli üle koridori ja sina istusid teisel pool Polinat. Et ma ütlesin, mul on üks tähtis asi, panin kõrvaklapid ja vaatasin Netflixi filmi. Et Ralfiga on lihtsam, Ralf üldjuhul magab. Aga kui on väga pikk reis, siis ma arvan, et igav ei hakkaks, siis ma isegi istuks sinu kõrval. Oho, mul on suur au. Nii, Tonja, suur aitäh, et sa tulid, et ma loodan, su esimene podcast oli väga meeldiv, hakkad äkki käima rohkem intervjuud jagamas ja selline siis Olivriti poolt ja ka siis selline kingitus. Ja, suur aitäh. Jah, et loodan, et meil kõigil läheb väga hästi Pariisis ja on pärast põhjust saada veel kokku ja arutada asju. Ja sulle aitäh kutsumast. Et meil on alati sinuga väga toredad jutuajamised, aga see oli eriti tore. Jah, väga tore. Aitäh.